sulle täna, et kogu sinu elu, tõenäoliselt sa juba tead, kogu sinu elu jooksutab uskumuste, mustrite, lapsepõlve kogemuste, erinevate emotsioonide, ma nimetan täna koodide najal ja sinu elu juhib 98%, mõnel inimesel isegi 99%, mõnel 95%, oleneb sellest, kui teadlik sa oled. Jooksutab alateadvus sinu elu. Sa teed selle näeb otsuseid, reageeringuid, valikuid. Ja kui sa terve elu elad nende alateadvuses olevate koodide najal, mis tegelikult ei ole sina, mis tegelikult ei teeni sinu kõrgemat plaani, jõudmaks hingena vabadusse siit maisest kehastusest, samal ajal olles siin füüsilises kehastuses, siis kui sa ei näe neid läbi või kui sa keeldud neist läbi nägemas, siis sa oled arengu alguses. Sa oled arengu alguses. Mitte midagi halvaga, aga see on nii. Soovitan igal inimesel hakata jälgima oma mõtteid, oma mustreid, oma tundeid, oma emotsioone, kus need tegelikult pärinevad, kas need on sinu omad, kas need kuuluvad üldse sulle. Ja miks ma nii just reageerin selles olukorras täpselt nii ja ma olen nii kogu aeg reageerinud. Ja miks ma näen maailma just nii, nagu ma seda näen, miks ma ei näe seda maailma näiteks nii, nagu mingisugune terve inimene, kes on õnnelik, mis on temast teistmoodi, kui on minus. Lihtsalt ma tahan, et te hakkaksite vaatama iseennast kui kõige põnevamat teost ja pööraksite pilgu teiste vaatamise asemel üldse, mis maailmas toimub, unustage ära see, seda ei ole vaja, see on täiesti mõttetu aja raiskamine ja see eksitab sind, ennast, sinu enda teelt kõrvale. Ja nendest õppekohtadest kõrvale, miks sa siia tulid, ta eksitab sind kõrvale. Nüüd, kui sa hakkad läbi nägema iseennast selgelt, sa näed läbi oma koodid, sa näed läbi kelle mustreid, sa näed läbi kelle uskumusi, sa näed läbi, et 98% sellest, kes sa täna oled ja kuidas sa elad, ei ole üldse sina. See on õpitud hoiakute kogumik, lapsepõlve traumade kogumik, tulemus, järg, automaatmehhanism. Ja sellest enamus ei ole üldse mina. Mõni inimene isegi tunneb seda niiviisi, et ma ei saa aru üldse, kes see mina on. Mõni inimene saab aru niimoodi, et ma nagu elan elu, aga nagu see ei ole minu elu. Ma elan elu, aga ma ei taha seda elada. Ma elan mingit elu, aga tegelikult see ei ole mina. See ei ole minu loomulik mina. Ja kui sa nii tunned, ükskõik kus sa oma eluga ei ole, näitab see seda, et 98% on õpitud programmid, mida sa teed automaatselt ilma märkamata. Sest et kui sa jõuad sellesse kohta, kus sa tunned, et ma lõpuks ometi elan oma elu ja teate, kui magusaks see muutub nii põnevaks, näete, ma lähen kohe nii elamusse, sest ma ise olen selles kohas ja see on nii mõnus ja ma endiselt õpin, aga ma olen juba sellel teel ja see on nii ilus ja ma tahan, et sa kogeeksid ka seda, kus sa päriselt ise lood oma elu nullist, sa iga päev elad iseennast, sa elad ennast. Sa tuled välja nendest mustritest ja kuidas mina seda kõike ära õppisin. Ma hakkasin nullist pihta, sest ma sain aru, et kõik see, mida mulle on õpetatud väiksest peale, sünnist saadik, ühiskonnast, koolist, naabritelt, telekast, ajakirjadest, raamatutest, kohustuslikest kirjandustest, mida ma isegi ei valinud ise lugeda,
ma pean kõik need maha raputama endalt, sest need ei ole mina, need ei vii mind minu potentsiaali, need ei vii mind kohta, kus ma ei päriselt tahan olla. Ja nagu sa juba tead, siis minu ärkamine algas haigusega, kus ma arvasin, et ma suren ära. Mul oli vähk ja see äratas mind sellele enesevaatluse teele, endast läbi nägemise teele. Ma olen väga tänulik sellele, et mulle tuli äratus, sest ma ei oleks muidu näinud ärgata, ma ei oleks muidu näinud, et ma ei ela enda elu, vaid ma elan kogu aeg teiste elu, ma ei oleks muidu näinud märgata, et ma püüan kogu aeg kõigile teistele meeldida, aga mitte ise endale, ma ei oleks muidu märganud seda, et ma ei ela ise ennast. Ja siis ma hakkasin ennast nii-öelda läbi nägema. Ma õppisin ära kõigepealt selle, et esiteks punkt number 1, ma hakkasin järgnema iseenda sisetundele. Ma läksin enesearengu teele, mul olid emotsioonid lukus, mul olid tunded lukus, ma ei saanud üldse aru. Esiteks ma tegelikult ei saanud üldse aru, kuhu suunas ma minema pean, kuidas ma seda õppima pean, mul ei olnud õpetajat. Ma hakkasin ise minema ja ma teadsin ainult üht, et ükskõik kui kaua mul selleks kõigeks aega läheb, ei ole vahet, aga ma uurin välja, kuidas see käib. Ma jõuan nende vastusteni, mida ma otsin. Esiteks haiguse juurpõhjus on ju ja ma leian ka need vastused, miks ma siin tegelikult olen ja mis on see minu tee. Ja ma hakkasin lihtsalt minema. Ma hakkasin lihtsalt otsast minema. Ma õppisin ära selle, kuidas iseendast selgelt läbi näha. Ma õppisin ära kuidas iseennast nii-öelda skännida, kuidas iseenda emotsioone nii-öelda läbi näha, kuidas näha juurpõhjust läbi, kuidas näha läbi, mida ma tegelikult tahan, kuidas näha enda alateadvusesse. Sul on nii põnev informatsioon kirjas. Oh my god! Kui inimesed vaid teaksid, mis nende alateadvuses tegelikult, mis programmid jooksevad, siis nad ei annaks luba üldse nendele jooksutada nende elu niimoodi, et sa jooksed nagu hullukene järel. Ei, aga ongi see, et enamus inimesed isegi ei tea, et nende alateadvus juhib nende elu. Seega, mis ma tahan siia pika jutu lõpetuseks öelda, et hakka ennast läbi vaatama, läbi skännima ja ma saan sulle kõike seda õpetada, mida mina olen täna ära õppinud. Ma jätan sulle siia ma arvan mingisuguse lingi, et sa saad õppida minu pealt täpselt seda, kuidas mina seda tegin. Ja kui sul on abi vaja või tahad küsimusi küsida minu käest, ma olen sulle toeks sellel teekonnal.